Selline on Seevaldi psühhiaatriahaiglast põgenenud mehe kätetöö. Mees lasi hobused tallist välja ja läks kallale teda takistada üritanud hipodroomi töölisele Jevgeni Ivanovile. Paldiski maanteel jooksnud noored täkud läksid aga omavahel kaklema ja nüüd kardavad loomakaitsjad, et vigastada saanud hobused lähevad kõik Rootsi toidulihaks. Itaalia on Euroopas kõige suurem hobuseliha tarbija ja seal makstakse hobuseliha eest kõige paremat hinda ja raha on jälle see, mis paneb siis loomad niisugusesse kehva seisu. Traavlite saatus on päris kehva, et ühelt poolt ta on uhke ja ilus loom ja on vallutanud inimese südame, samas võistlushobustega on niimoodi, et nii kui nendel kas või võistluse ajal mingisugune vigastus ikkagi tuleb, siis enam jaolt lähevad lihaks. Hobuste treener Tiit Paasjan räägib aga sootuks teist juttu. Hobustega on niimoodi, et need hakkavad nagu tasapüsi ja suud olid terved ja nad hakkavad tasapüsi nagu kosuma, et ravime ja veel efekti on, mis ravi veel nõuavad. Katastroofilist praegusel momendil ei ole. Kas on ka lootust, et mõni neist jääb ellu või nad saadetakse ikka söögilihaks? Aga ei, ellu on kõik, selles ei ole küsimus. Kes aga suudab tagada selle, et vaimselt ebastabiilne mees oma tegu ei korda? Täna sai hobuste treener Tiit Paasjan kõne Seevaldi vaimuhaiglast. Mulle helistas sealt haiglast juba 5. osakorrast arst ja ütles, et ta eile õhtu oli jooksnud ära. Ja et ei tea, kus ta on, et olge valvel, võib-olla äkki tal peas on, et ta võib tagasi tulla. Kas teda mindi otsima ka või? Ja siis ma küsisin, et kas te otsitakse ka või? Ta ütles, no jah, otsime, aga mismoodi see nende otsimine